Tšau! No tere! Me oleme Poolas. Hashtag Varssav. Varssavi poolpikk Ironman toimub pühapäeval 11. juunil. Ja täna on meil 7. juuni, kolmapäeval me jõudsime alles hiljuti kohale. Pidi olema siis see riigipüha, mingi Kristuse, mingi söömaaeg on mingi selline asi. Feast! Jah, kohalik püha siis. Kõik poed ja kõik asjad on kinni. Me jalutasime just 2 kilomeetrit, et kontrollida, kas tõesti siin jões ei saa ujuda. Sest ilus rand on, aga tuleb välja, et ei saagi. Ei, tegelikult sa võid ujuda, aga sa ei tohi seda tõmmet ära teha. Et me näitame, vaatame, paneme selle pildi kuskile siia. Just ta paneb, on ju. Näed, et sa ei tohi seda lõpuni tõmmet ära teha, et konna võid ujuda. Aga jah, nüüd sopp on. Et seal nagu tegelikult võiks teha ujumist natukene, aga ei. Keelad, ma ütleks, et vool on liiga kõva. Ma ütleks, et see sopp on seal kindlam ujumine kui Emajõe rannas, seal Lodjakoja rannas. Et võib-olla saame kohe näidata ka teile teiselt poolt kallast, et me koha peal unustasime filmida muidugi seda randa. Ja me olime nii õnnetud. Kui sa pead kõndima 2 kilomeetrit sinna ja nüüd 2 kilomeetrit tagasi, väljas on 27 kraadi ja vahepeal ujuda ei saagi, siis suht pettunud tegelikult. Ma arvan, me hakkame asju pakkima ja lähme nüüd koju ära. Nagu koju Tartusse ära. Ei võistagi. Me rääkisime sellest sopist seal. Seal vahel ju saaks täitsa teha midagi. Kiirtee, nii palju autost. Võistlusrada. Oho. Ta on ka meiega. No hei hopsti. Reede. Kus sa oled? Kus sa oled? Ujumiskoha saan. Teeme uuesti. No nii, täna on reede. Kus sa oled? Ma olen ujumiskohas. Ja ujumiskohas on see naljakas märkele nagu see on seal. Et ujuda ei tohi. Aga võistlust toimuvad siin. Ma ei tea, mis need inimesed siin Poolas teevad. Ujuda on ohtlik. Keegi võib sulle otsa sõita. Ja siis paadid möllavad siin edasi tagasi. Aga ei, muidu... Ja siis politsei lubas, et siin samas sa võid tiirutada siin kaldas. Aga siin on põlvini vesi. Mul õnnestus ujumas end vigastada ka, näed, ongi ohtlik. Ongi ujumine ohtlik. Ei tohtinud minna ujuma, ja läksid ujuma.
karistas kohe ära. Jah. Aga jah, kuskilt siit me veest välja tuleme vist. Rada läheb sinna poole ja siis käime seal tagasi Haagi ja tuleme siia. Aga vahetusala paistab seal. No näete, poseerid siin. No mis plaanid on täna? Üks päev enne võistlust? Kuule, mul on vist väike kuumarabandus. Trennides on pulsid nii üleval ja siin on olnud kogu aeg 27-28 kraadi. Aga täna on juba parem kui eile ja homme loodetavasti veel parem kui täna. Aga tänane plaan on asjad viia vahetusalasse ja minna sünnipäeva tähistama pitsaga ja koogiga. Palju enne sünnipäevaks! Mõtle, miks sul need bändad käivad niimoodi? Kuule, kahtlane on siis see asi siin. Jaa. Ma lähen asju viima. Vahetusalasse. Anetel on kohe, näed, jookseb sealt sisse, kohe siis vasakule kohe esimese peale. Minul on 3. vahe. Ja seal taga lõpus, nii et väga hea. Et on lihtne panna 597. Ma pean ainult pikalt jooksma ja jooksen siia 597 juurde ja juba siin näed, on kotid näed. Kus sa oled, Anette? Rongis. Ironmani rongis. Oli niimoodi? Ma olen Ironmani rongis. Sa pole ühtegi Ironmani teinudki? Elus mitte ühtegi. Aga oled Ironmani rongis? Aga ma olen Ironmani rongis. Meil juhtus väike äpardus siin. Polt kadus ära. Mul kadus polt ära, aga me liitsime üles. Sest näe, siin on poldid. Kui pisikene kadus ära. Aga Kristo leidis muru seest üles. Me just enne rääkisime, et siia ei tohi pillata midagi, sest see kaob ära. Aga õnneks leidsime. Kas te olete näinud sellist esimest joogipudelit või? Ise tehtud joogipudele. Noh,
Njamma või? Njamma. Algab päev. Kuhu minek? Võistlema. Ongi kätte jõudnud see võistluspäev või? 11 juuni kell on 6:37. Aeg võistelda. Mõnus. Öösel ei saanud väga magada. Näha näete. Kuidas rongi siit möödus? Närveerides ja istudes. Kuidas sul siis? Minul läks väga hästi. Pissada tuli peale. Ülihea. No hea, et sai istuda. Et ei pidanud seisma. Jep. Aga nagu ei oleks pidanud seisma, siis ma oleks põrandal istunud. Korraldaja pani, kuule. 4 vetsu.
no tubli! Kade! Liina! Kuradi raske oli! Oli teine ja üldist olid 4. noh, praegu kõige parem asi üldse siin. See külmjook võib ka hea olla. No i brawa, brawa, proszę Państwa. The third place King Galorek from Poland. Beko Team, oddział żandarmerii wojskowej w Elblągu. The second place from Tartu, Estonia, Anette Zucker. Three Passion Triathlon Club. And from England, the first place, Shoni Lovat from Great Britain of the Couch Fitness. Najlepsze zawody.